Tervist! Väljas on hakanud kohutavalt palju vihma sadama ja sellepärast oleme nüüd järgmise ratta otsingul roninud siia Koopasse. Taustaks natukene loodust ka, et päris puhas betoonisein ei ole. Ja leidsime siit Koopa pimedusest üles ühe mehe, kes on kõige ekstreemim mees, keda mina üldse tean. Ja kui sa ütlesid, et sul on BMW tsikkel, siis ma eeldasin, et see on mingisugune meeletu Dakari-masin. Aga tegelikult see päris nii ei ole. Ei ole jah, tegemist on siis BMW F650 GS-iga. Tegemist ei ole mingi hirmsa püssiga, tegemist on ainult 37 kilovatise masinaga aastast siis 2004. Ja ega ta mu esimene valik ei olnud tegelikult, mul ei ole ühtegi BMW ratast enne olnud, aga kuna diil oli hea, siis sai otsustatud tema kasuks ja praeguseks hetkeks ütlen, ma ei kahetse mitte ühtegi hetke. Et minu elus on ikka olnud 10 rattaid ja see on vist kõige universaalsem ratas, mida ma nagu siiamaani, millega ma sõitnud olen või mida ma omanud olen. Mis tüüpi need eelmised rattad on? Alustades paigist, chopper, tänavasõidurattaid tavalisi täiesti, ja siis tuli see Enduro vaim, seal Yamaha DT-d ja Honda SLR-id ja sellised rattad, aga Enduro vaim on sees, aga Enduro rataste põhiline viga on just see, et ei kannata asfaldit sõita ja pikka maad. Ja võt see ratas on nüüd selline, millega kannatab ikkagi metsa vahel käia ja millega kannatab ka väga pikki otsi sõita. Et minu pikim ots, ma olen see ratta omanik küll ainult aasta aega, on olnud Vilniusesse tagasi. Et ei ole täda midagi. Jah, aga samas vaata, need Enduro-rattad ei ole jälle sellised, mille peale oma edevust välja elada, et sellega võib-olla sinna Moskva ette laia ma ei lähe. Miks mitte? Ega siis ratas ei ole... Jah, lähed laiad ise. Ei, tegelikult seda küll, aga see aega möödas, ütleme nii. Et kui nagu edevus oluline oli. Ja ega see ratas on tegelikult täiesti tehase seades, et tehase poolt on tal päris palju kaasa antud, alates ABS piduritest, lõpetades lenksu soojenduste, mis iganes asjadega. Et ratas on iseenesest naljakas, kui siit poolt näed, siis siin ei ole mitte bensiini kui tavalistel ratastel. Oili kirjutanud siia. Ja siin all on meil patarei, aku ühesõnaga, siin pool on õhuviltrid ja siis tankimine on siis siit külje pealt. Mis on siis selle jaoks pandud siia alla paak, et jagada kaalu. Raskuskese alla poole viie. Ja siis aku poolest veel on nii hästi tehtud, et siit kuskilt tuleb üks väike ots välja, et seda akut ei ole isegi vaja välja võtta, vaid siit saab otse laadida põhimõtteliselt. Et talveks pistad mingisuguse kiirlaadi otsa ja kevadel võtad ja kohe läheb. Ja see töötab ka vastupidi, et siin käib mul GPS peal, et sealt samast august saan ma 12 volti GPS-i jauks. Aga siis pluss poole poolt, nagu ma ütlesin, et kannatab sõita maanteed täitsa vabalt 120 km tunnis ilma igasuguse ebamugavuseta. Kannatab ka, ma ise olen sõitud kuskil 150 lihtsalt proovi pärast. Aga see ei ole enam muidugi mugav ilmselgelt tegemist üle paigiga. Kui nüüd BMW-st üldse nagu rääkida, siis tavaliselt kangastub ette selline boksermootor. Jah, siin on tegemist Rotax mootoriga. Pandud selline püstine ja? Jah, üks silinder, 2 küünalt. Aga ma arvan, et selle kasuks räägib see kergus sellel rattal, et kui nüüd võtta nüüd need 1100 GS-id, et nad on väga rasked, et kui sellega nüüd panna täislasti ja külili kukkuda, siis selle ma tõstan üksi püsti. Aga kui panna nüüd see tonn 100, siis olen ma sõitnud nendega koos ja seda enam üksi püsti ei tõsta. Juhul, kui sa muidugi kõike kohvreid asju maha ei hakka kiskuma. Et ma arvan, et see kergus on nagu üks asi, mis räägib just selle ratta kasuks võrreldes selle tonn 100 GS-iga. Aga kindlasti kannatab maantee peal muidugi sõidumugavus. Ma arvan, et GS 1100-ga muidugi maanteed kindlasti on märksa meeldivam sõita kui sellega. Aga ütleme, offroadi poolt on ta ikkagi kergem käsitleb. Et ega ta mingi kerge endurokas selles suhtes ei ole, ta on ikka 194 kilo, et see napid läheb siuke superbaigi kaalu juba, aga et ei ole mõtet võrrelda teda mingi LC4 või mingi sellise rattaga, aga ütleme, et LC4 ei kannata ka sõita mingisugust pikka maad siit Tallinnast Tartusse või veel enam kuskile Vilniusesse või poole. Siis teil juba väga pika kohvipausi. Ja ega sellel rattal ütleme, et see originaalsadul, mis nüüd on, ega see ka ei ole just kõige mugavam sõitmiseks, ta tegelikult on sellepärast ebamugav, et kui sa siin peal istud, siis mina kui 1,80 m, siis need jalad on ikka natukese kõnksus, et kui sa väga pikka aega pead niimoodi sõitma, siis ta ei ole väga hea. Aga ütleme, lühemal inimesel võib-olla on ta parem, aga mul on endal Corbini siuke matkasadul, mis on nagu märksa laiem
ja temaga on ikka niimoodi, et kui ma siia peale istun, siis minul varbad napilt ulatavad maha, kui ma selle saduriga istun täistallad maas, siis sellega täiesti lõpmatuseni võib selles suhtes sõita, et kui pissihäda just peale ei tule. Sa rääkisid, et kui on kohvrid ja asjad küljes, praegu siin silm tuvastab sellise tagumise kohvrihoidja, aga on sul mingisugune külje peale ka kohvrite lahendus olemas, sest selle raami otseselt ei paista olevat? Ei, tal on täitsa olemas tehase originaalid küll, aga mitte minu omal selles suhtes. See hind on nagu päris karm nendel originaalidel. Mina olen siiamaani saanud hakkama paagikotiga, mis on samamoodi kiirkinnitusega, ja tagumise kotiga. Ja iseenesest on nüüd tekstiilis selliseid ülevisatavaid kotte ka, et kui peaks tekkima mingisugune aga nendega on ka sama case vist, et neil peab ka ikkagi mingi raam olema, muidu nad hakkavad siin loperdama. Eks see tekstiili ja selle kõva kohvri vahe sealt peab ka nagu mõtlema, et kus sa nagu sõidad ja võib-olla see tekstiil isegi mingi hetk peab rohkem vastu, kui sa kuskil tihtipeale külil üle, ütleme, eriti mingisuguse off-road rajal, ja need kinnitused ja asjad. Milline su kütusekulu on? On sul mingid aimu sellest? Jaa, mul on sellest väga suur aimu. See kütusekulu on selline, et kui mina oma Chevy-bussiga käin Rakveres või sellega käisin Vilniuses, oli kütusekulu üks ja sama. Nii et tegelikult on ta 3,2, ma arvan, et ta on üsna siuke naeruväärne, et kui me käisime Vilniusis, meil oli üks 25 CBR vist, kui ma ei eksi, oli kaasas, siis isegi mina võitsin teda kütusekuluga. Mina oma mingisuguse 11-liitrise kütusekuluga ei pääse nagu sinna maa nii lähedale. See on tegelikult, iseenesest on ta fantast, et kui see ikkagi kannatab pikka otsa sõita ja sul kütusekulu on ikka olematu, siis ei mõtle selle peale, et palju või mingi Vilniuse ots, mis see 38 liitrit, et see on nagu siuke... Kuidas moodi nende hooldamisega on, et on seal midagi ette kirjutatud, et sa pead tihemini näiteks õli vahetama või on see endurokatel näiteks üldse teistmoodi? Jah, selles suhtes ma saan aru küll, kuhu sa siid, et ei ole siin tegemist mingi ala iga, ma ei tea, 10 töötunni tagant õlivahetusega täitsa siuke mõistlik õlivahetus. Loeb ikka kilomeetreid, mitte tunde. Ma nüüd täpselt küll ei mäleta, palju see õlivahetus välp oli, aga mina olen suutnud talle ühe korra vahetada, kuna ta on aasta aega minu käes olnud. Ega ma ei olegi siin nagu rohkem midagi teha saanud, kui ainult õli vahetanud, filtrid, ketihooldus ja kõik, et ega õnneks, aga see ratas on ka iseenest väga vähe läbisõit, et nüüd minu käes on ta sõitnud selle suvega, ma arvan, mingi 8000 kilomeetrit, enne seda oli ta 2000 sõit, nii et on 10 000 ainult üldse läbi sõit, et ega siin oleks ka halb, kui juba nii vara lagunema hakkab. Kas see 8000 kilomeetrit on enamuses tulnud ikkagi see asfaldisõiduga või sa oled siuke metsahunt ka? Ei, ma olen selles suhtes metsahunt ka, aga selle ratta üks väike miinus jälle off-roadi poolt on see, et teda on nagu 2 versiooni tehtud. On nüüd see F650 GS, see tavaline, ja on Dakar, aga Dakaril on nüüd suuremad rattad alla pandud, et ta jääb suht madalaks alt, et kui nüüd päris siukse sügavasse metsa ronida, siis üle mingite kukkulpuude siukeste kändude ja nende taha kipub ta ikkagi natukese kinni jääma, et ega ta nagu päris siuke hard enduro ei ole, et ta ikka on nagu mõeldud rohkem, ütleme kruus ja ikkagi, kus on mingisugune tee natukesegi ees, on ju, et põldu sa võid sõita, aga ütleme päris siukest Red Bulli Romagnaksi ei ole mõtet sõitmadega minna ilmselgelt, on ju. Tagurpidi saltosid teha? Jah, ma ei tea, siin kindlasti kõvemad mehed saaksid sellega ka hakkama, aga mina nende hulka ei kuulu. Mis aja pärast see sul nüüd ennast ära ammendab või sa oledki vaadanud selle ratta endale, et kütad sellega nii kaua, kuni ta pulbriks saab ja siis ostad järgmise või vaatad mingi suure GS-i peale või tahad hoopis paigi peale tagasi minna? Ei, paigi isu nagu selles suhtes on kadunud. Ei saa kunagi never say never, aga vist mitte, et kui ma paigi peale nagu läheks, siis võib-olla tõesti niisama võistlema, aga nagu tänava peal, kui sul on ikkagi selline ratas, mis võimaldab sõita igal pool, siis sa näed ikka märksa rohkem, kui mul on olnud paik, ma olen käinud ka sellega välismaal, aga sa ei keera ikka väga igale poole sellega sisse ja vist mitte, aga suur GS, eks ta võib-olla natuke seisutab, ütleme, et just mugavuse poolest, et selle rattaga nüüd kahekesti matkata nüüd just väga mugav ei ole, aga suure GS-iga kindlasti, jah. Vähemalt paistab see tagumine istupool olema nagu üsna mugav. Jaa, selles suhtes, et kindlasti, kes taga istub, on mugav. Nii mõnedki, kes siin taga on istunud, on öeldud, et väga mugav on taga istuda, aga ütleme, et just sõitmise poolest ja ütleme, see 37 kilovatti, see ikka nagu 2 inimesele see juba just mööda sõidud ja ütleme sellised asjad, et ega ta mingi püssi ei ole. Millised ambitsioonid sul on? Tahad kuskile Elbrusele sellega ronida või jääbki selliseks maalinn loodustüüpi rattaks sul siin lähidistantsidel? Elbrusele ei tahaks, kui ükskord raha saaks, tahaks selle Road of the Bones'i läbi sõita, aga
ja aga noh, millal see tuleb? Ärme unistada ikka võib muidugi. Unistada muidugi võib. Et ega see mingi Mission Impossible muidugi ei ole. Kaua sa sellega vastu peatud enne, kui kibelema hakkad, et uut tahad? See ongi naljakas, ma olen terve suvi nagu sõitnud ja suht palju igapäevaselt täpselt samamoodi, ega ausalt see kibelegi. Isegi jah? Päris ausalt, nagu ma ei näe ühtegi, vaat see ongi see, et võib-olla, et kui kahekesti nüüd sõidaks, aga noh, eks see mootorrattaga, nagu sa isegi tead, see kahekesti sõitmine on ikka kahekesti sõitmine, et üksi on ikka fun'i märksa rohkem ja kui sa tahad ka nagu sõita ikkagi sellist endurorada, siis kahekesti seda endurorada on ikkagi märksa kehvem sõita nagu asfaldi peal. Ma arvan, et see on hästi hea ratas just algajatele selles suhtes, et on hästi hea madal ja hästi hea juhitavusega, mitte selles suhtes, ma ennast nagu algajaks peaks, et mingid 10 aastaid sõitnud mehed sellega sõita võiks, siis olen ma ka sõitnud 15 aastat mootorratastega iga suvi, et noh, aga kindlasti on ta väga hea, oleks ta kindlasti õppimiseks, ma arvan. Et kes juba niisugust esimest ratast nagu soetada tahab, siis ma ei näe küll ühtegi põhjust, miks ta ei peaks seda tegema. Et ta ei ole väga raske, ta raskuskese on suht madalal, ütleme enduro kohta, kindlasti chopperil on ta muidugi madalam, aga noh, kõik ei taha chopperiga sõita. Mõni tahabki kuskile metsa ära keerata, on näiteks suur pildihuviline või tahab lihtsalt mitte kaubanduskeskuse parklast telkida, vaid ikkagi minna kuskile puude vahele. Eks see vaata ole kõigile, eks see läheb kiiresti üle see paigi ja no mitte nüüd kõigile, aga paljudel ma tean, kellel on läinud see paigihaigus üle kiiresti. Tuleb vähe vanust peale? Kas tuleb vanust või noh, paigiga on see, et kui sa sõidad taga tänaval, siis mingi hetk see asi ammendab ennast, et noh, kaua sa seal nagu kihutad, eriti arvestades veel tänase päeva trahve, siis mõistusega inimene vist testi ei taha üldse kihutada. Vot, see kuulsite jah, see oli selles mõttes nagu praegu õpetlik ja hea lause just lõpetamaks seda saadet. Nii et kui on kellelgi huvi enduro peale minna, siis kindlasti on see ratas ka, millele pilk peale visata. Aga seniks juba hakkab üks automeest üle sõitma, nüüd paneme nüüd kaamera kinni ja näeme teiega järgmine kord.